Tere hommik. Ma ei tea, kas midagi on kuulda, kui ma nii kaugelt räägin, aga mul tuli selline mõte, et kunagi, kui ma hakkasin neid videoid tegema, siis selle asja mõte oli see, et mul on endal vaja neid teha. Et tekitada nagu mingit uut harjumust ja see on väga hästi toiminud ja nüüd eile mul tuli selline mõte, et tegelikult mida mul oleks vaja on tekitada liikumisharjumust endale. Ja ma olen ju nii palju rääkinud sellest, kas jooga on väga tore, aga millegipärast ma kuidagi nagu ei suuda seda regulaarselt sisse viia oma igapäeva tegevustesse. Vabandust. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma peaks 21 päeva nüüd järjest, 21 päeva on see aeg, mis kulub ühe uue harjumuse tekkimiseks. Iga hommikul tegema hoopis jooga video. Ja mingisugune see ego, eks ole, kes kogu aeg otsib mingid põhjuseid, miks mitte midagi teha on ju. See ütleb mulle, et jooga videosid on nii palju juba maailmas ja kõik teavad, et kõik teevad joogat ja nii edasi. Aga samas jälle mis minu enda kogemused on olnud selle mõttega on olnud tegelikult pigem sellised vastupidised, et minu jaoks oli näiteks üllatav see, et kui ma eelmine aasta oma abiturientide klassiga kultuurilotunnis rääkisin ja tegin joogat, siis seal oli ainult paar üksikut inimest, üle 30 inimese oli mu klassis, kes olid ise proovinud joogat ja kes teadsid, mis see endast kujutab. Et see, ma ei oleks seda arvanud, ma tõesti kujutan omale ette, et kõik inimesed tänapäeval, moodsad inimesed ikkagi on vähemalt korra elus proovinud joogat. Ja teine see, et need õppevideod, mis on olemas, et need õpetajad minu arust ei anna endale aru, et algajal on vaja rohkem aega. Et need õpetajad kipuvad nagu liikuma liiga kiiresti ühest poosist teise. Sest neil endal on see lihtne ja nende jaoks pole see midagi keerulist, aga algaja jaoks on hästi oluline see, et see ei ole lihtsalt mingi pooside tegemine, on ju, vaid kui sa neid poose ei tee korralikult, siis ei ole nendel nagu mingit mõtet. Mingi mõte muidugi ikka on füüsiline liigutamine ja nii igal talle. Aga tal ei ole nagu seda jooga pointi. Et mida see jooga üldse tähendab, see sõna tähendab teadlikkust, et sellele jooga sõna ette on võimalik veel eesliiteid panna, mis siis tähistavad seda, et millest sa oled teadlik. Et see klassikaline jooga võimlemine on nagu teadlikkus oma kehast, et kui sa neid poosi teed, sa pead kogu aeg nagu teadvustama iseendale oma keha. Et kui sa lihtsalt vehid neid poosi teha, ilma et sa oleksid teadlik, mida sa teed või kuidas sa teed, siis see ei ole jooga tegelikult. Ja siis ma mõtlesin, et ma siis hakkan vaikselt tegema ja ma ei tea, kui pikaks see video läheb või mis edasi saab, aga ma hakkan siis peale. Üks huvitav asi oli see veel, et mida joogatundides ei tehta üldiselt, on sellised nagu tavalised soojendusharjutused, aga kui ma kunagi tai chi trennis käisin, siis seal oli tõesti nagu loogiline, et teeme ikka kõigepealt nagu liigesed soojaks, et kõik nagu randmed ja küünarnukid ja õlad ja puusad ja jalad ja nii edasi. Et joogatrennides seda üldiselt ei tehta. Et ma alustan siis praegu lihtsalt, need randmeringid tegin ära juba, aga ma siis teen jalaringid ka. Kõigepealt ma natuke rullin ennast selja peal, kuna mina olen ikka vana inimene juba, ma natuke vaja selga rullida. Et siis tuleb niimoodi tasakesi rullida ja kogu aeg tunda omale, mis sul seljas toimub. Kas kuskilt ragiseb, kas kuskilt valutab, kas vaja oleks rohkem alaselga rullida või oleks vaja rohkem kõrgemalt selga rullida. Nii. Täna on selg päris hea, sest ma eile tegin ka joogat. Ja siis teeme siis need jalaringid ka. Et sirutame jalad välja ja hästi rahulikult, nagu samal ajal venitades teha neid pöiaringe ja eriti just kandades sirutada hästi välja, nii et sa tunned, et su sääreli marjade tagant nagu venib. Ja muidugi joogas tegelikult ei tohiks midagi jõuga teha. Et peaks tegema hästi mahedalt ja pehmelt, et ei tohi nagu üle pingutada selle venitamisega. Nii. Nüüd mulle endal isiklikult meeldib üldse puusaringe teha, sest ma tunnen, et see on üks koht, mida vist oleks vaja teha. Ma teen kõigepealt siis niisuguseid puusaringe kõverdatud põlvega.
ja rahulikult hästi aeglaselt, et sa jõuaksid esiteks tunnetada, kus sul täna valutab kuskilt või vigistab või kust oleks vaja venitada ja et seal jumala eest liiga ei teeks omale. Ja niimoodi siis, et et ennast väga nagu külje peale ei keera, vaid et rohkem liigub. Et ülakeha on nagu vastu maad. Ma tunnen praegu, et vasak jalg on oluliselt nagu kuidagi rohkem pinges kui parem oli. Tagumiku lihased. Need on sellised soojendusharjutused, et siin veel väga nagu ei ole vaja hingamisele keskenduda niimoodi, et üldiselt jooga ülesannete puhul on hästi oluline hingamine ka. Nii, jalariigid tehtud. Nüüd läheme siis, mina pooside nimetusi üldiselt ei tea, aga siin on üks, mida kõik teavad ja see on kassi poos. Et see on siis niimoodi käpuli maha, ilusasti käed on õlgade all tavaliselt, näed, siit ma näen isegi kaamerast, et mul tõesti on nad õlgade all. Ja siis on vaja kõigepealt selg teha nõgusaks ja siis kumeraks. Nõgustamist alustatakse puusast, siis kõigepealt keerad puusa luu niimoodi, et sul tekib nõgu selga ja siis lükkad selle nagu välja, kaelani. Ja nüüd on see koht, kus peaks hingama. Et välja hingamisega nagu lihased lõdvestuvad. Ja kui sul on kuskil mingi koht, mis nagu hoiab tagasi või hoiab sul nagu ei lase nagu paelduda läbi, siis neid kohti siis tuleks märgata. Ja välja hingamisel neid kohti nagu püüda lõdvestada. Et jooga puhul on hästi oluline just see lõdvestamine ka, et me lihtsalt jõuga ei venita. Vaid samal ajal, kui sa venitad, tuleks tegelikult lõdvestada ka. Nii, see oli kassi harjutus ja siis veel üks harjutus, mille nime ma ei tea, on koera harjutus. Allapoole vaatav koer. See on siis selline asend. Ja nüüd jällegist võiks arvata, et see on lihtsalt selline asend, aga tegelikult siin on hästi palju igasuguseid nõkse selle asja juures. Esiteks on siis see, et nagu eesmärk tegelikult oleks kannar maha saada. See oleneb, kui suur sul on see vahe, käte ja jalgade vaheline vahe on ju, et see, kas on lihtne või ei ole lihtne. Nii, ja siis on see, et esimese korra võid muidugi niisama soojenduseks teha, aga teist korda võiks proovida saada nagu, et selja üsna nõgusaks ajada jälle. Ja et kõrvad oleksid nagu küünarnokkide vahel, et sul abaluud nagu läheksid kokku ja siis tõstad veel nagu tagumikku nagu justkui nii üles ajad lae poole, kui saad ja nüüd üritad kannad ka veel maha saada. Ja siis kõige selle juures tuleb siis hingata ja tajud, et kus sul nagu kõige rohkem venib või kus sul hoiab kinni, et hakkab nagu pitsitama, et sinna tuleb oma tähelepanu suunata ja püüda seda kohta siis lõdvestada. Mul praegu ei veni, sääremarjade tagant praegu natukene tõmbab, aga see on väike asi selles mõttes, et tundub, et ma eile tegin nii hästi ennast soojaks joogaga juba, et kuskilt ei hoia enam kinni. Tagumiku pealt natuke tunnen ka, et midagi tõmbab. Nii, ja siit edasi on muidugi hästi mugav lasta ennast kohe. Sellisesse asendisse. Siin on ilmselt mingisugune kuskil mingi hetk on mingi mau asend, aga seda alustatakse alt. Või kobra tähendab. Et käed käivad küünal jälle õlgade alla ja kui selles õlad, mitte ühegi asendi puhul ei ole õlad üleval, alati lükkad õlad alla ja taha, kui saad. Et nagu abaluud oleksid suhteliselt koos. Ja siis alguses alustad tõstmist nagu lihtsalt selja lihastega. Ja siis mingi hetk hakkad kätega ülespoole lükkama. Ja siis natuke hoiad.
ja siis on olemas veel sellised vahepoosid, mille nimesid ma ei tea üldse. Ei olegi oluline. Oluline on see, et sa tunned selle venituse käigus, kus kohas sul nagu on venimine nagu takistatud. Selline poos on nagu õlaliigeste venitamise jaoks väga hea. Sellel tasandil kõige rohkem tunnebki, kuidas õlaliigesed tahavad venida. Nii. Nüüd me oleme selga nagu paar korda nõgustanud, on ju. Et nüüd võiks siis teistpidi painutada selga. Et ma võtan väikse sükse. Eile ma avastasin, et seda poosi pole ammu teinud, et see on väga tervislik. Mis iganes selle nimi on. Et üks jalg on nagu sürge. Teine jalg on kõverdatud siia. Ja siis peaks proovima sama istuda nagu võimalikult mõlema nagu puusaluu nuka peal. Selg on alati joogaharjutuste puhul sirutatud nagu oleks tõstetud siit kuklast ülesse. Õlad all, eks ole, taga. Ja et siin selg ei tohiks tegelikult väga nõgus olla, kui ei ole just nõgustamisharjutus. Ja siis, et ma veel igaks juhuks sirutan ennast siit. Ja nüüd ma kummardun siia jala peale. Kõigide nende ettekummardamisharjutuste puhul on tegelikult ei ole eesmärk mitte pead vastu jalga saada, vaid eesmärk on ennast nagu voltida kokku siit puusaliigese koha pealt. Et sa lähed nagu niimoodi kokku, mitte ei hakka ennast kuidagi niimoodi pead vastu varbaid panema, vaid oluline saada nagu niimoodi. Et selles mõttes see osa võiks seljast nagu sirge olla tegelikult. Ja siis sa tunned, kuidas siin alaselja lihased hakkavad venima. Ja need on nüüd need, mida me tahame siis lõdvestada. Ja kui sa ütleme alguses, mine võtta palun eest ära. Mine palun võtta eest ära. Et kui sa alguses kohe ei saa nagu eriti palju painutada, siis mida rohkem sa hingamisega lõdvestad ennast, seda rohkem sul hakkab see asi venima. Ühe sama selle sessiooni jooksul, 5 minuti jooksul on oluliselt rohkem suuta painutada. Ja siis veel selleks, et see selg ei nagu kipuks siit kumeraks minema. Üleosa on ju, et oluline on siit venitada. Et siis nagu teadlikult mõelda oma selja sirutamise peale, et ma nagu venitan oma selga pikemaks ja nüüd üritan samal ajal nagu ette kummardada. Iga nagu sisse hingamisega venitad ennast uuesti pikaks ja siis välja hingamisega nagu mõtled sellele kohale, mis siin venib. Nii, mul tõesti täna kuidagi nagu ei ole eriti probleeme nende harjutustega, nii et proovin teist jalga. Mul on jalad väga erinevad. Esiteks mul siin põi valutab. Sellepärast oli juba see painutamine natukene keeruline. Venimus on ka kummalgi jalal väga erinev. Nii, sirutame siis selga ja painutame. Sirutan ja kummardan ettepoole. Kui ma tahaks, ma võiks muidugi pea vastu jalga panna, aga see ei ole eesmärk. Ja ma tunnen praegu, kuidas sellel kõverdatud jalal venib siit nagu reie lihase ülemisest otsast see ots, mis on nagu tagumikul külge kinnitatud siit venib hästi praegu. Alaseljas nagu väga midagi pintsita. Selle ette sirutatud jala alt sääre tagant venib praegu tunnen. Et tuleks valida nendest venivatest kohtadest siis see, mis kõige nagu rohkem valutab või päris nagu valutada ei tohiks, aga ikkagi annab tunda ennast. Et sinna peaks siis keskenduma oma tähelepanu välja hingamisel ja püüdma nagu seda oma mõttega nagu lõdvestada seda kohta. Nii. Mulle endal isiklikult meeldib igasuguseid puusaringe ja asju teha. Et ma teen praegu siit lihtsalt siukseid ülakeharinge, sest
kõiki harjutusi tuleb alati muidugi teha mõlemale poole. Nii, nüüd minu lemmikharjutus. Sellel on ka väga ilusad nimed, aga paraku kui meelde ei tule, see pole oluline ka. Ja minu arust on selline harjutus, kus sa tõstad ühe oma jala nagu ülesse, nii, ja siis vastas käe. See vist on tiigriharjutus, kui ma eksi. Aga no selle ülesandel tegelikult ei ole vaja kätt tõsta, ma lihtsalt tõstab nagu nii edvistamise mõttes. See on mõnes mõttes puhas lihaharjutus tegelikult. Et noh, mille poolest ta erineb on veel see, et sa samal ajal, kui sa hoiad üleval, sa nagu hästi sirutad ennast välja ka, nagu sa tahaks selle käega hästi midagi kätte saada. Jalg ka hästi sirgelt. Siis ta nagu natuke venitab midagi. Nii, panen käe maha ja nüüd tuleb siis see harjutus tegelikult, mida ma teha tahan. Jalg on üleval on ju, nüüd ma toon ta omale siia pea juurde. Nii. Lükkan enda selja hästi kumeraks. Nii, sirutan uuesti välja jala. Nii, praegu on mul otse taha sirutatud, aga nüüd ma tõstan külje peale. Põlve lasen kõveraks, siis mul puusaliiges läheb hoopis teise asendisse. Nii, natukene siin lasen seal puusal liigesel liikuda. Ja nüüd see põlv, mis seal üleval, toon ta siia enda ette maha. Sellisesse asendisse. Et see üks jalg on nii taga sirge siis. Ja teine on siin kõveras minu all. Ja alguses ma siis lihtsalt lükkan oma kätega selja sirgeks. Jälgist õlad ei tohi üles minna. Õlad on all, taga. Nagu tiiva nukid on kokku pandud nagu nii palju kui saab. Ja nüüd üritad sirutada oma selga. Noh, idee poolest peaks hakkama praegu juba kõik need reielihase tagumised küljed peaksid venima, aga mul täna ei tunne mitte midagi, ma ei tea, mingi jama. Kõik on eile ilusasti lahti venitatud. Nii. Kui nüüd liigesed on juba natuke harjunud selle venitamisega, nüüd siis laseme ülakeha alla ja kogu keha raskusega vajume põhimõtteliselt siia peale. Ja ma ei tunne mingit venitust praegu. Et selleks, et seda venituse efekti suuremaks saada, võib selle jala panna niimoodi, et mitte see jalalaba ei ole täpselt selle teise jala all, vaid ta on natuke rohkem keeratud. Siit kõhu alla rohkem, et kui ma teise jalaga teen, siis paremini teha. Ja nüüd lamada. Siis on kohe tunda, et siia tekkis venitus. Siia tekkis väga tugev venitus praegu. Noh, mitte liiga tugev, paras süke. Natukene siis lamab selle venituse peal ja hingab sellesse venitusse. Noh, teeme teisi aega ka siis, et alustame sellest tiigripoosist. Siin oli nüüd see, et tõstame siit puusaliigesest natukene hoopis jalga. Laseme põlvega kaks puusaliigesest. Nii. Nüüd see jalg ette. Ja, nüüd on näha, eks ole, et see teine jalg läheb nagu teise jalaga peale. Nii. Õlad alla. Ja taha nagu. Ja nüüd sirutame siit ilusasti. Ja nüüd siis lasen siia alla ennast. No see natukene annab rohkem tunda. Et siit reie alumise külje pealt nagu venib natuke ma tunnen. Aga selleks, et see venitus oleks tugevam, siis saab selle
jala keerata nagu siia kõhu poole rohkem. Niimoodi. Ja siis lamada siia peale. Nüüd hakkab ikka kõvasti venitama seda reie tagumist külge. Ja tõesti see väljahingamine, see peab olema tõesti nii, et ma kohe suunan oma tähelepanu täpselt siia, et ma sellesse kohta, kus mul venib. Et seda on vaja mitu korda proovida, et tabad ära nagu, et kuidas see, et see väljahingamise võte nagu lõdvestu, et kui sa lihtsalt nagu üritad kuidagi pingutatult välja hingata, sa lihtsalt hingad välja, on ju. Aga selleks, et sul see lihased või kõõlused, mis iganes asjad venivad, on ju, et nad päriselt lõdvestuksid, selleks sa pead nagu sellise õige keskendumisega. Ega minul endal ka ma ei taba alati seda õiget kohta ära nagu. Nii, ja see harjutus läheb edasi. Selle harjutuse nimi, kui ma eksi, on lehm, aga ma ei ole kindel. Et nüüd see jalg jääb siia nii nagu ta oli ja selle jala ma toon siit üle niimoodi. Nii. Ja kõigepealt see algab siis sellest, et ma keeran kõigepealt. Ja selleks, enne kui midagi keerama hakkama, näeb alt, et selgroog oleks ilusti otse võimalikult, peaks katsuma istuda võrdselt nagu mõlema puusa peal. Ega see eriti sellise asendis võimalik ei ole, et sa võrdselt istud, aga enam-vähem. Hästi sirge siis jälle venitad ennast siit ülesse. Nii. Ja nüüd keerame siis ennast niimoodi, et selle põlve poole, mis on niimoodi. Ja siit muidugi selja pealt hakkavad venima mingid asjad kohe. See puusa või see tagumiku lihas siin ka natuke praegu veel venib, aga kõige rohkem venib selg. Ei tohi üle vingutada jälle. Ja ei tohi, minul tekib selle harjutuse, kui siia tekib nagu mingi valu, et see on hoopis mingi teistmoodi valu ja see ei tohiks tekkida, nii et ma väga kaua seda ei taha hoida. Nii, aga mis kõige lõbusam on selle juures, kui sa sellises asendis istud ja nüüd sa toetad oma keharaskuse siia peale, siis alles hakkavad siit tagumikul lihased venima, et see on nagu mõnus, et siuke mõnus. Siit ma tunnen, et hakkab siit mingi uus koht tõmbama, aga mitte jälle väga hullult, et täna ei ole väga hull päev mul, aga hingame siis. Ma teeme teist jalga ka siis. See on siuke harjutus, kus ma ühe jalaga saan nagu palju rohkem, teise jalaga ei saa eriti. Nii. Katsun istuda otse. Sirutame ja keerame. Ja katsun siis ette kõik kummardada. Juba on tegelikult väga nagu igalt poolt pitsitab, et joogaõpetaja laseb ennast ikka päris pea vastu matti, aga minul juba praegu pitsitab niimoodi, et ma rohkem ei tahaks lasta. Et nüüd hakkasid reie iga külje pealt hakkas midagi nagu venima ja valu. Ja väike siukene mõnus valu on. Nii, tegelikult peaks joogaharjutuste vahel natuke puhkama ka.
ka lõõgastav. Et ma praegu lihtsalt ja alati võib rullida oma selga. Ja väga tervislik asend on turiseis alati. Turiseisus või ütleme pea peal seisvad igasugused tagurpidsid asendid on kasulikud, eriti siis, kui on vaja ajutööd teha, aga väsimus või kuidagi juhe jookseb kokku või midagi, et siis soovitakse vahepeal turiseisu teha. Et siis pähe värske veri ja hakkab uuesti tööle lase. Ja siis proovin. Ma lasen kõigepealt ennast lihtsalt üle. Ja siis üritan püsti jääda ennast. Nii, ei tohi muidugi liiga hoogu sattuda, nii tasapisi. Sellel asendil on ka kindlasti mingi nimi. Ma tegin muidugi praegu kõiki neid harjutusi hästi palju kiiremini, kui ma neid tavaliselt teen. Aga ma näitaks veel sellise ettekuumardumise harjutuse ka, mida tehakse ikka lõdvestamiseks ja et kui neid hästi palju nõgusa selja harjutusi on, siis vahepeal sellist teistpidi kummardust teha, et ma ise pea läheb kaadrist välja, aga siis kummardus jääb näha. Jooga asendite puhul seismine on üldse väga oluline asi, et muidugi seistakse natuke väikses hargseisus ja varbad üldiselt kasutatakse paralleelseks panna. Ma ei ole märganud, et see väga oluline oleks, aga võib-olla. Ja siis, et selg ei tohi nõgus olla, et puusad on keeratud niimoodi natukene ette, et justkui põlved tahavad kõveraks minna, aga ja siis õlad alla ja taha on ju. Et siit seljast kaob nõgu ära siis selle peale, kui sa puusad keerad niimoodi. Et see peaks olema see õige jooga seis. Ja siis ette kummardumist võib alustada niimoodi, et sa alustad peast, et sa lased pea lõua lased reinale ja siis hakkad lüli haaval alla rullima. Päris võimalik see ei ole, ikka hakkab alaselg ka juba ette kummardama. Tasakesi laseb niimoodi. Ja siis, kui sa oled jõudnud siia alla kuskile, käed lähevad mastuma, ses mõttes kõikumine ei ole väga võimalik. Ma panen niimoodi, siis ma saan paremini kiigutada, et kas liigutada oma puusasid raskust ühe jala pealt teise jala peale. Et siis sa tunned ka, kuidas su jalgade taga need igasugused asjad venivad seal tagaküljel. Ja siis, et saada see puusaliiges hästi liikuvaks, siis tasakesi niimoodi jonksutada. Ja siis rullid ennast jälle tasakesi üles. Need olid minu lemmikharjutused, et muidugi on igasuguseid veel, eks mul on meelest ära ka läinud, et selles mõttes õpetaja juures joogtrennis on sellepärast tore käia, et siis tulevad meelde igasugused toredad harjutused. Aga jah, eks keha ikka tunneb ise ka, et millist kohta ta tahab venitada. Et mina tunnen alati, et mulle meeldivad igasugused puusaringid ja sellised kohad, kus on vaja jalga tõsta. Vot nii. Nii et ma olen peaaegu pool tundi teinud täna juba. Ja homme jälle siis vaatame, mis me homme teeme. Kohtumiseni.